Nii, tere päevast juba. Kell saab kohe 12 ja on siin laupäev, 28. veebruar. Ja nii nagu ma viimases Hiiumaa või Kihnu tähendab jääde videos ütlesin, siis hakkas jugama või õigemini välja viskama 5. käik. No ja nüüd ongi asi sealmaal, kus mul on plaan käigukast maha võtta ja vaadata siis, et mis siin juhtus ja mis siin teha saaks, et see asi korda saada. Nii et vaikselt võtan siin seest konsooli lahti, siis tõstubki peale kardaani pealt. Noh, siin on juba enam teada asjad kõik, 5 kruvi vist ja siis veel mõned kruvid. Ja siis on see asi käes, et siit. Noh, ja siis muidugi põhjalt kõik kardaanid ja polte seal jagub, nii et pikka juttu ajama ei hakka. Hakkame tööle. Siin siis katted eest. Poroloonid, noh, need tuleb kõik pärast uuesti tagasi panna, et siin üks tolmu sisse ei tule. See kruvi käis siin ees ringi. Siia tuleks uus plekk panna. Mõned olen siin juba pannud uued. Aga ma arvan, et ma pean need esimesed ka siin välja vahetama, et on siuksed kehvakesed. Nii. Kuna ma ise seda kasti ei ole seest näinud ennem, siis ma ei tea, mõtke tuli 1000 kilti tagasi. Noh, õli on siin ilusti sees, kõik on näha. Aga siit kaane alt õline kuskilt nagu sinine midagi ei ole, aga see lõtt küll ei ole okei, mis siin on praegu. Võite lahti kruttima. Teid on siin päris palju, nii et seda ei ole mõtet filmida, et kõik kardaanid alt. Just see võti, see on hea lai. Sellega ei lähe mutrid pekki. Nii, hunnik kardaane siis kruttisime lahti. Seda pole mõtet siin filmida, aga esimene suur pahandus on siin, et see mutter on lahti. Kui see lahti on, siis on kogu võlli majandus ju juba pillab olla. No ühesõnaga vaatame edasi, võtame edasi lahti. Keele või pidi. Nii, keerame õigele poole külla. Mis see siis meil oli starteri alune pult? Keerata, ma ei saa, mis kuradi jama see nende asjadega on. Ei jõua käega keerata.
tundub, et on jumala lahti juba. Nii, seda ülemist ma ei hakka küll vist. Või peab seda siit keerama. Kurat, ebamugav on küll see asi see tehtud. Pidanud kõik klass vist on siin keski. Ta lahti on ju. Sa pead taha poole tõmbama võiks. Jah, aga see klass tahtis sinna kohe jää. See veel alla poole raudselt, jah. Tõstame maha. 1, 2, 3. Jumal, ju see kaalu mitte midagi. See ei pea nii palju lõtkuma siin. Seda on hullult palju. Tõi on ka nagu metalli täis, ei tundu. Nii, ma ütlesin maha peal selle 10 koldi. No. Paar tilka veel tuleb sulle. Põhjavalt oli täitsa kuiv ja kõik oli uus. Siin ma ei mäleta, kas sai üldse värvit, kui ei saa, ma ei mäleta, minust ei saa. Sa võid ikka järgi vaadata. Jah, ma lähen garaaži ja ma vaatan, mis kuradi kast on. Praegu siis, mis siin pahasti paistab kohe esmapilgul on see, et see võll käib siin pella-mella igati pidi. Ma arvan, et see ei peaks nii käima. Muud asjad nagu ei paista nagu nüüd nii hullus olukorras, aga miks see kõik lõtkub siin, see tuleb selgeks teha. Et võtame ära siis selle koja kõigepealt siit ühe põldi. Nii Andri meil siia. Need oligi need, kui see nukk jääb ette. Õnneks need rullid kõik omal kohal, midagi ära ei kadunud. Ja seda ma ei näegi siin, seda polegi siin. Aga kuna siin ei ole spidameetri tigu, siis pole seda kuuli siin ju vajagi. Seda pidi on ja. Nii, see tähendab, et see laager on see. On jah. Kas sedasi peab lotkama? Seib olema, millest siin räägitakse, see on siin just olemas. See, mis seda toetab. Aga see võll, mis meil lokub, on näed siin. Paistab mul poole. Selle lambi siia poole. Et kas laager oleks nagu käinud siin on nagu natuke selectim kui teine on ja. Teine on ikkagi nagu lai on ja see oleks nagu
nii, kindlasti rallit sõita ei saa ju. Nii, uus päev, 1. märts ja eile jõudsime asjaga nii kaugele, et 5. käik võis hakata välja viskama sellepärast, et see mutter oli lahti. Miskil põhjusel ei tea. Stopperdatud ei olnud seibi. Kas seal siis jäi pinksust väheks või andis kuskilt pärast järgi, et algselt nagu oli, raske öelda. No igatahes 5 viskas välja ja tahtsin siin ühte asja veel vaadata, kas siin mõni kiri või number ka peal on. Nagu ei hakkas silma. Nii. Ja kastil endal 2101. Noh, koodid nagu ikka neil. Mingit lisanumbrit ei märka. Ehk siis teisisõnu ei tea. Nii, ja siin on ka 2101. Mingi B4. Ei tea, mida see peaks tähendama või mitte tähendama. Siin on mingi A3. No see selleks, et hetkel siis otsin ühe plastikplenni, kuhu siis panen kõik selle kasti jupid ja toon keldrist 4. kasti lauale, mis siin enne peal oli. Ja vaatan, kas seal on juba või tähendab, mis tüüpi seal see võll on. No siin ma ei tea, ma ei oska seda praegu nii hinnata. Enne kui seda ratast lahti ei võta. Siin on ikka, et kas sellel võllil on seal auk sees poldi jaoks või mitte, et mis kass seal täpsemalt on, ühesõnaga on vaja selgeks teha, et kas saab panna selle 5. osakonna sinna nii-öeldakse lihtsalt või juhul, kui seal on mingi vanem kast, kus ei ole seda poldi auku, noh, siis ei saa, siis tuleb proovida sellega edasi mängida. Nii et sellised mõtted praegu. Nii, see on siis see 4. kast. Lasen õli välja, pesen ta natukene üle ja siis võtab lahti. Kasutan siis Polari engine cleanerit, et aga jah, enne õli välja, et pärast tuleks seal laua peal nii palju lobistan, vist kui eelmisega läks. Nii kaua, kui seal õli jookseb, vaatan järgi selle vedruosakonna. Kas siin on õiged vedrud? Et kui nüüd varuosi tellida, et kõik asjad ikka saaksid. Kõik asjad saaksid ikka tellitud, et
ja muidu ei saa ka 2 käiku sisse panna, kui ei ole siin. Et siin on hommik jah, siin on vedrud nii, näed. Ehk siis tagurpidi. See vedru oleks pidanud olema siin. Ja need 2 siin on. Sest vaata 5. käigu vedru on pikem tehtud, kui sa vaatasid neid videosid. Ja ma vaatasin, aga nüüd sellest on minul vähe abi. Kõik pürekikkus. Ei ole, see on see, noh, kui ma luuki lahti keerasin, siis ma kohe tundsin, et see vedru oli nagu kõvasti rohkem pingsas. Ei, tagurpidi olid, jah. See on ka siin. Vanasti niisugust tööriistu ei olnud, siis oli pusimis praegu. Tegelikult seda probleemi meil pole. Et kui tihe keere siin on. No samast muidugi liiga jäme ei ole, et nüüd liiga palju seda kõike karta. Ära on siis päris nii ka lahti võtta, pärast ei mäleta. Mis mõttes ei mäleta? Kuidas ta oli? Sa mõtled, et me ei mäleta, kuidas ta koos oli või? Miks? See tuli lihtsalt korraga võtta. Nii. See tuli siit. See on selle laagri osa. Ehk siis laagri saale on ja. Nii. See ammikas. See ammikas. Siis on see pakett on ja. Kas nüüd uuem või vanem tüüp on ja. See on kiiluga sul. No nende nuutide järgi vaadates võiks olla kiiluga. No on ju näha, et kiil on näha. Jah. Ehk kui see on kiiluga, siis on see ikkagi ka vanem tüüp, mitte uuem tüüp. Nii, siin on siis vana tüübi ammikas kiiluga. Käib seda pidi, sille pool, siin pool. Ehk siis kui seda teistpidi panna ei saagi, see mahu pakett ära. Need on nagu polegi ju eriti töötanud. Või? Või on mõnes tükk käiles või? No midagi hullu siin küll ei ole. Aga samas nii, see asi läks nüüd siia. Need nuudid on ka olulised asjad. Ka ilusad, jah? Või mis sa ütled? Sellel läks siis kitsamaga nüüd siia poole. Nii ei saa öelda, et päris pekkis oleks, on jah? Kui siis mitte arvestada, et see soon on, on jah? Nii, soon. Kahvel oli seda visi. Noh, võiks vaiksem olla, on jah? Siin nagu mingi terav serv on tekkinud. Okei.
siis noh, alles see tehase peal ju. no on korras. ma ei tea. Pidurdab ilusti. Mina arvan, et see kast ei ole lahti käinud, et see on selle auto originaalkast. Muidugi meil on nina tulla, onju. Nii, stopper käes õnneks. Tervelt ka. Peaaegu. Paneme praegu sinna veel. Pedro. Ja siis on, näed, siin ka mutter liigub või? Vaata kui kergelt on ja. Ainus, mis teda praastab, on praegu see, et on splinditud. Ta on splinditud. See tähendab, et vaatamata keermeliimile tuleb see ära splintida. See on ohtlik koht. Ma arvan, et kui ma selle kummivõinu tellin, ma tellin uue muttega. Nii. Nuudid on samad või? Kui siin. On samad. Kolm muutut läheb ka sellesse punti. Vedrukad ka siit täna. Üks vedrukas oli puudu. Siit poolt. Nii. Kas nende tihendi arvuga see midagi reguleeritakse või? On nagu juba palju neid siin. Või mul tundub või? Kas see praegu jääb alla siis? Ta on vedru ka ju. Vedru on ju. Kuuled ju? Vedru on taga. Oot, see tähendab, et seda praegu ära ei saa, nii. Ei ole nii nagu viiesel. Näed, vedru on. Okei. Mis vedru hoiab? Ta ei lõperda sul ju. Ei seda küll, aga et see ei käi siis nagu maha siit või? Käib küll. Kus seda vedru siis? Siin. Ei, ma näen vedru, aga ma mõtlen, et kus sükust asja kokku paned siis, kui seda vedru. Järelikult tuleb ta koos komplektiga või? Ju vist. Nüüd me jõudsime selle kohani. Aga see nii ei ole seda. Mida ei ole? Ma räägin, seal ei ole auku ja see võll on jämedam. Seda ma tahangi rääkida, et mismoodi on võimalik siia panna ilma treimata. Siis see on 20, no ütleme 5, no ärme sajandikud, aga kui selle võlli nüüd ära mõõdad, siis see on 30. Põhimõtteliselt peab siit 5 milli maha treima, et sinna ei üldse midagi panna. Sest see pakett, mis siin on, olgu ta siis kiiluga või ilma kiiluta, no võtame pool paketti ainult. Nii. Mis jõuga sa paned selle sinna? Esiteks. Kiiluga rakas.
ehk siis teisisõnu, mina näiteks ei oska panna siia 5. käiku. Ilma, et mul oleks mingi imetreial, kes kuradi laseks selle võlli pehmeks, puuriks siia augu, kermestaks ära, karastaks uuesti ära, laseks selle võlli pehmeks, treiks maha, karastaks uuesti ära. Minul ei ole niisugust treili. Aga vaata, kui hästi see kast on töötanud, onju. Kõik on ilus. Midagi ei ole kuskilt ülearu ära kulunud, onju. Samamoodi on need vahed, siin kõik on siledad. Nii, kuna see 4. kast siis ei kõlba meil 5 tegemiseks. See asi sai nüüd tõestatud. Siis plaan uuesti kokku. Ja ühtlasi vahetan ka selle tihendi ära. See oli mul vanaisa laos olemas, natuke niiskust saanud. Vedru on siin roostes. Aga ma panen vedru, öeldakse siis vanalt tihendilt, et seda roostetanud ei pane, et pesen puhtaks ja siis panen siit uuesti kokku selle tagumise otsa. Siia uue tagumise otsa tihendiga. Et see 4. kast oleks siis öeldakse remonditud, kontrollitud ja vajadusel. Kui ikka neist 5 asja ei saa, siis on vähemalt üks korralik 4, mis alla panna. Siia siis panen väikse kirme seda. Ja. Kuna tihendid ei ole uued, siis igaks juhuks, et siin kuskilt mingit leket ei hakka sellel kastil. Kunagi ta on ka käiku peaks minema. Läks ikka tundub. Et läks ikka. Nii, poldid siis said kinni, sumpsakornsa ka. Seda patte veel päris kinni ei keeranud. Kuigi tegelikult ju võiks see. Ei pea ka siin lahti olema, et siia igaks juhuks ka õrna kihis määretud. Nii. Selline seip jääb siin olema kindlasti. Selle ma oma käega stopperdasin lahti, et panen see silikoni ka, et siit mööda võlli või nuuti ja hakkasin mingi kuradi õli tulema. Nii, keerme lukusti keskkõva. Ei viitsi mõelda, mis kell see jälle lahti tuleb. Nii, mina proovin siit hoida. Vot. Kuna ma panin keermeliimi, panin seibi, stopperdasin seibi, onju. Siis no ma tahaks loota, et see siit niisama ära ei kao. Vedru. See kumm on nagu, ise arvan, et see kumm peab olema tegelikult ikkagi
siin tolmukate lihtsalt on ju. no ma praegu panen ta ikkagi siia otsa, sest